tere, hea vaataja! Täna räägin ühe loo ühest koerast, kes sai imeliselt terveks. Ja see oli 90ndatel aastatel alguses. Ma sain Jumala abiga töö katlakütjana. Tahtsin sellist tööd, kus oleks 24 tundi töö, 3 vaba, et ma saaksin koguduse tööd teha. Ja see juhtus Sindi katlamajas. Tulin tööle, meile tuli talvel üks koer katlamajja. Ta oli selline kutsikast välja nagu kasvanud, ka suurem. Ja ta oli väga armas ja tal oli seal hea soe olla. Ja me kõik kolleegidega toitsime teda. Igaüks, kes vahetuse tuli, tõi süüa ka koera jaoks. Ja ühel päeval, kui ma tööle läksin, ütleb eelmise vahetuse mees, et koer on imelik, et ta üldse ei söö, et ta vist sureb ära varsti. Ja läks siis koju. Ja vaatasin seda koera, tegin siis oma töö, viskasin ahjud sütt täis ja siis läksin selle koera juurde. Läksin põlvili tema ette ja võtsin tema pea käte vahele ja vaatasin talle silma. Ja mul hakkas tast nii kahju. Ja siis ma hakkasin palvetama tema tervenemise pärast. Ja see kaastunne oli nii suur, et ma lihtsalt nutsin ja palvetasin. Ja vaatasin koerale silma ja siis koer hakkas ka nutma. Koeral hakkasid pisarad voolama ja palvetasin seal niimoodi ja Jeesuse nimel ja Jeesus, sina tervenda, isa tervenda. Ja siis me mõlemad seal nutsime. Ja hommikul see koer hakkas sööma ja oli rõõmus ja täiesti terve. Ja hiljem kevade poole see koer äkki läks minema. See oli juba soe. Ja siis kooli lõpu ajal, kui lastel kool lõppes, siis tulid algklassi lapsed, siis ma märkasin, kui ma sütt kärusse viskasin, märkasin, et lapsed tulevad koolist ja üks koer jookseb kaasa ja mängib nendega ja lastel rõõmu kui palju ja koer ka selline rõõm. Ja siis ma nägin, et see on see sama koer, kes oli seal katlamajas meil, kes terveks sai palve peale. Ja mul oli väga hea meel. Ma ei tea, kas ta leidis kuskilt kellegi uue peremehe või, aga niisugune lugu oli. Nii et hea vaataja, et kui teie lemmikloomaga midagi juhtub ja ei ole raha arsti juurde minna või palvetage tema pärast. Teil on nagunii tekib kaastunne ja paluge, et Jumal tervendaks teda, Jeesus tervendaks. Ja tervendamise Anni üks märk, mitte alati, aga on kaastunne, et sul on kahju loomast, kahju inimesest. Ja Jumala sõna ütleb, et kõik loodu, see tähendab kõik loodus, loomad, linnud, kalad, kõik ägab, oodates Jumala laste ilmsiks saamist, et kunagi kõik see vabastatakse Jumala laste ausse. Meile on muidugi ülesanne antud valitseda looduse ja loomade üle, aga me peame tegema seda ka armastuses. Kõik head sulle vaataja.